Tere spordisõbrad! Oleme jõudnud Sillamäele, kus täna on toimumas esinduslik kõrgushüppegala. Kohaliku publiku rõõmuks on võistlemas siin Sillamäelt pärit Anna Iljuščenko, kes äsja lõppenud maailmameistrivõistlustel sai 16. koha. Ka meestevõistlus on väga kõrgetasemeline, nimelt on siin kohal koguni 3 maailmameistrit eesotsas äsja Moskvas võitjaks kroonitud Bogdan Bondarenkoga. Seega põnevat jälgimist! Naisi oli Sillamäel hüppamas 7. Võistlus algas äsja Moskvas maailmameistrivõistlustel 7 võistluses 21. koha saanud Mari Klaubi hüppega, kes ületas oma algkõrguse 1,66 kohe esimesel katsel. Lõpuks talle 6. koht tulemusega 1,75. Klaubist tahapoole jäi vaid tänavustel Sise-Euroopa meistrivõistlustel 14. koha saanud Elerin Haas, kes vigastusele viidates pärast 1,75 alistamist teisel katsel edasisest võistlemisest loobus. Viienda koha sai kõigest 19-aastane noorsoo Euroopa meistrivõistluste pronks Oksana Krasnokutskaja 1,85-ga. Sama tulemusega oli 4. tänavuse universiaadi 4. Jevgenia Kononova, kes alistas kõik kõrgused kuni 1,85 esimesel katsel, kuid 1,88 enam üle ei saanud. Alessia Paklina, kes 1,85 ületas alles 3. katsel, tõusis esikolmikusse 1,88 alistamisega samuti 3. katsel. Üks 91, mis oleks tähistanud ka kahekordse Kõrgõzstani meistri uut isiklikku rekordit, Paklina enam ületada ei suutnud. Ning kuigi ka 2 parimat jäid pidama 1,88 peal, siis suurem ebaõnnestunud katsete arv madalamatel kõrgustel jättis ta 3. Ну, во-первых, хочу поблагодарить всех зрителей, потому что без их поддержки вы видели сегодня, что 2 раза с 3-й попытки я брала высоты, и я бы, наверное, не прыгнула. Мне очень нравится уже 2-й раз посещать соревнования. Это атмосфера, но только из-за этого мы и ездим сюда, что все очень тепло встречают, независимо от того, за какую ты страну выступаешь. Вот, спасибо.
Tänavuste Eesti meistrivõistluste hõbemedali võitja Grete Udras ületas algkõrguse 1.75 küll esimesel katsel, kuid 1.79 oli ta juba suurtes raskustes ning see kõrgus alistus alles 3. üritusel. Alati raskusi nende madalamatel kõrgustel, et ma ei tea, et võib-olla peangi seal mingi 80-85 algkõrguseks võtma, et ei saa kuidagi käima ennast ja muidugi siin oli veel see, et tegelikult see rada on nagu selline teistsugune kui muidu, et ta on selline jäik ja ebatasane, et võttis harjumist, et saada käima ennast ja see tehnika paika vastavalt sellele rajale siis. Aga näha oli ka viimasel katsel, et tahtmine oli väga suur, aga see vist hoojooksu juba rütm läks lõpus nii segamini, et lihtsalt tahtsid tahte jõu pealt üle hüpata. Et viimane katse oli hea, et siin juba jalad jäid selja peale ja nagu mõte jooksis ees ära, et keha jäi maha, et seda vahepeal juhtub jah, et tahtmine on suurem ja tahtmine hüppas üle, aga keha jäi maha. Udras hüppas nii 1.82, 1.85 kui ka 1.88 üle esimesel katsel, kuid 1.91 ta enam jagu ei saanudki. Ma teadsin tegelikult, ma hüppasin Valgas 10. augustil, hüppasin 1.90 ja ma teadsin, et vorm on väga hea ja pärast seda tegin veel ühe hüppetreeningu, mis ka õnnestus tegelikult super hästi, et ootasime tegelikult sellist kõrgemat tulemust, et miinimum 92, aga kuna ilmad on sellised kahtlased, et väike nohu ja päris suur nohu ja kurguvalu tõmbasid mind rajalt maha ja olen siin 4 päeva rohkem voodis olnud ja ravin ennast, aga ma teadsin, et vorm on hea ja nii väga tahtsin tulla ja selles suhtes ma olen rahul, et praegu on ka päris raske nagu hingata. Võistluse võitis 2 aastat järjest kodupubliku rõõmuks Anna Iljušenko, kes edestas nii Udrast kui ka Paklinat tänu sellele, et sooritas kogu võistluse jooksul vähem ebaõnnestunud katseid, vaid ühe kõrgusel 1.85. Võidutulemus 1.88 alistus esimesel katsel. Miks siis täna polnud sellist lennukust kui näiteks eelmisel aastal? Raske küsimus, et ma arvan, et ma eile tulin alles Moskvast, et selline väsitav reis natuke oli. Jalad ei ole veel hästi taastunud ja eile veel tundsin, et natuke väsinud. Ja täna võistluste algus oli päris hea, aga lõpus hakkasin väsima, et ma võin seostada seda sellega. Selles mõttes, et tegelikult vorm arvad, et lubaks enamat? Ma arvan, et vorm lubaks üle 90 hüpata, aga kahjuks ei õnnestunud täna. Tulemusega 1.88 centimeetrit, tretje mestas, результатом 1.88 centimetrov, Venemaa esindaja, представительница России, Olesja Paklina. Teine koht. Tulemusega 1.88 centimeetrit. Второе место с результатом 1.88 centimetrov. Eesti esindaja, представительница Эстонии Grete Udras. Sillamäe kõrgushüppegala võitja tulemusega 1.88 centimeetrit. Победительница Прыжкова-Прасников Sillamäes результатом 1.88 centimetrov. Eesti esindaja, представительница Эстонии Anna Iljušenko. Ja teie ees siis naiste kõrgushüppevõistluse võitjad ja osavõtjad. Перед вами участники победителей прыжков в длину зрели женщин.
Meeste võistlusel oodati seekord eelkõige Bogdan Bondarenko hüppeid, kes tuli äsja Moskvas maailmameistriks ületades 2.41, millega ta kordas oma isiklikku rekordit ja kõigi aegade 3. tulemust, mida ta jagab Igor Pakliniga, kes 1985. aastal püstitas selle tulemusega maailmarekordi. Paklini tütar Alessia, kes Sillamäel sai 3. koha, soovis võistluse eel Bondarenkole edu. Честно говоря, очень ждем. Я надеялась, что на чемпионате мира установит рекорд. Он очень готов, действительно. Интересно посмотреть вот так вот вживую его. Надеемся, что будет рекорд. Что ваш стадион вообще будет на весь мир знаменитый этим рекордом. Loomulikult raskendas maailmarekordi püstitamist see, et võistlus peeti Sillamäe keskväljakul, kus küll 600-meetrisele alale pandi puitsõrestik, mis kaeti kokku 8 tonni kaaluvate kummiplaatidega, kuid kergejõustiku staadioni sarnaseid tingimusi ikkagi polnud. Kuigi selle nimel käib Sillamäel kõva töö, et tulevikus see kõrgetasemeline võistlus korralikule staadionile viia. Kui tähtsaks on Sillamäe jaoks see kõrgushüppegala, mis toimub siin Sillamäe kesklinnas? Väga tähtis. Vaatagi, kui palju inimesi siis praegu platsil. Siis meil on tõesti palju inimesi, kes armastavad sporti, kes tegelevad spordiga. Ja see on väga hea üritus ja loodame, et tulevikus me ikkagi siis teeme sama üritused. Samal ajal siis mina arvates tasustusseisvumispäeval siis toimune siis üritus meie linnas. See on väga tähtis meie linna jaoks. Aga võistlus peab toimuma siin kesklinnas just seetõttu, et ei ole Sillamäel ju oma kergejõustiku staadioni, korraliku staadioni, et kas on midagi sellist plaanis? Plaanis on praegu meil on staadion projekteerimisel ja meil on plaanis ikkagi rajada meie linnas korraliku kassajaks staadioni ja me tegeleme sellega. Arengukavas on olemas, plaanid on olemas. Bogdan Bondarenko ise pärast võistlust väljaku seisukorra üle ei kurtnud. Хорошая площадка, немножко не хватало разбега, а так все хорошо, отличное покрытие. Meeste võistlusel osales seekord 9 sportlast. Esimestena langesid konkurentsist välja eestlased. Vigastusega kimpus olnud 8-kordse Eesti meisteri Karl Lumi tulemuseks jäi 2.06 ja Mikk Merensil 2.11. Seitsmes koht kuulus möödunud aastasele juunioride maailmameistrile Andrei Tšurilale, kes ületas 2.19. Sama tulemusega oli 6. möödunud aasta Sillamäe kõrgushüppegala võitja ja Euroopa meistrivõistluste hõbe 11-kordne Leedu meister Raividas Taanis. Kahe 19 sai lisaks veel 5. koha Osaka 2007. aasta maailmameister, äsja Moskva MM-il 6. koha saanud Donald Thomas. Neljas koht kuulus võistluse vanimale sportlasele, 30-aastasele 2005. aasta Helsingi maailmameistrile Juri Krõmarenkole. Krõmarenko tulemuseks jäi 2.23, mille ta ületas 3. katsel.
2.27 suutsid kohe avakatsel ületada nii Bondarenko kui ka Tsõplakov, kes oli aga eelmise kõrguse alistanud 3. katsel, seega liidriks tõusis puhaste paberitega jätkanud Bondarenko. Kõrgusel 2.23 otsustaval katsel ei häirinud Tsõplakovi isegi kellahelin, kuigi ta palus vaikust. Paaba, kellele olid Sillamäele kaasa elama tulnud ka oma fännid, ületas 2.27 3. katsel. Kuna Tsõplakov ja Paaba 2.31 enam üle ei saanud, siis oligi selge, et Bondarenko on selle võistluse võitja ning mees lasi latile asetada uut maailmarekordit tähistavad 2.46. Tsõplakov sai seega teise koha ja Paaba oli 3. В принципе, для завершения сезона это нормальный результат, поэтому в принципе неплохо. Где-то так я и планировал примерно. This result 27 is the best in my outdoor season this year, and my season wasn't good today, this year, and I am happy today. Bondarenko avakatse kõrgusel 2.46 oli küll lootustandev, kuid latt tuli selgest puudutusest ikkagi alla. Teine katse enam nii hea polnud ning Bondarenko otsustas viimasest katsest loobuda. Millal uus maailmarekord sündida võiks, seda Bondarenko öelda ei osanud. Я не знаю, я думаю, что это произойдет внезапно, к этому не то, что так завтра я прыгну мировой рекорд, это получится, если получится, то это получится неожиданно и для меня, и для остальных. Kõiki mehi autasustas 1972. aasta Müncheni olümpiavõitja Jüri Tarmak, kes oli väga õnnelik, et sai oma silmaga tõelisi tippe Eestis näha. Võrrelda nüüd üldse kõrgushüppe arengut, ütleme, teie ajast kuni nüüd tänapäeva? No, eks tagajärjed tõusevad ja nagu me maailma meistrivõistlustel nägime, 3. koht oli 2.38, see on väga kõrgest klassist. Eks ta käib nagu sinusoid tõusude ja mõõnadega ja oleneb ta kõige rohkem sellest, kui kas tekib selline seltskond, kes mitu sportlast, kes hüppavad
kõrgele ja omavahel konkureerivad, siis kindlasti keegi üks neist hüppab väga palju. Aga kuivõrd on muutunud nüüd kõrgushüpe tehniliselt selle aja jooksul? No tehnilises, ma arvan, et rohkem on küsimus ikkagi füüsilises seisus. Tehniline tase on kindlasti sama ja eks flop ka areneb. Ta tekkis 60-ndate lõpus ja nüüd on ikkagi sellest ajast möödas juba 50 aastat. Nii et areng on näha. Kas Bogdan Bondarenko nüüd kuju on ikkagi nii fenomenaalne, et võiks Sotomajóri maailmarekord ületatud saada? No te ise nägite täna seda, ta on tõesti fenomenaalne kuju, ühesõnaga tema füüsiliselt seis on selline, mida on kaua vastu oodatud kergejõustiku kõrgushüppe maailmas. Ja need kerged hüpped, mis ta teeb praegu maailma rekordi tasemel, kui midagi erilist ei juhtu, ma usun, et lähemate võistlustega peaks maailmarekord langema. Karikad on jagatud, võitjad on selgunud, maailmarekordid küll seekord ei sündinud, kuid teoks sai taaskord ilus kõrgetasemeline kõrgushüppegala Sillamäel. Tänan teid vaatamast ja saadet jääb lõpetama Karl Madis ja Karavan.